Hei hei, Maris siin Nauding Energiast kanalil. Mul on juba mitu päeva selline soov midagi öelda, aga ma ei ole teadnud, kuidas seda vormistada. Et vaatame, kuidas see välja tuleb. See on mõtisklus kindlasti generaatorite, Human Design energiatüübi generaatorite vaatenurgast. Aga kindlasti on siin mõtteainet ka kõigile meile, kõigile teistele. Et kui mõelda seda, et elu on lihtsalt elu, et elu eesmärk ei ole midagi saavutada, midagi endale saada, omada, kellekski hakata, vaid elu eesmärk on olla mingis sellises seisundis, mis on sinu hingega siis kooskõlas või sinu südamega kooskõlas. Et mis see seisund siis igaühe jaoks olla võiks. Generaatorite jaoks on see kindlasti selline rahulolu seisund. Et siis ükskõik, mida sa oma elus teed või igapäevaelus üldiselt, et see siis toimuks sellises rahulolu seisundis, selline naudingu seisund ja et see siis oleks nagu kõigi meie tegevuste alus. Aga kuidas tänapäeval töötab meie elu alus? Tänapäeval on meie elu alus kell ja kalender ja kokkulepped. Ja kui me teame, kuidas generaatori energiatüübi energia töötab või ka ülejäänud energiatüüpidel, siis me saame aru, et kellal ja kalendril ei ole siin palju sõnaõigust. Et ikkagi nagu me räägime energia juhtimisest, mitte aja juhtimisest. Et siiamaani on kõik harjunud, et tööd tuleb tehakse 8 tundi ja et justkui kõik need sellised traditsioonilised lähenemised ja kuidas asju on alati tehtud ja kui palju üks inimene peab jõudma ja mis parameeter on see, millest nagu hakkab, et inimene on laisk ja kõik see selline, et see mõttelaad ja see parameeter, see hakkab iganema, juba ongi iganenud. Et generaatorina mina olen hakanud katsetama sellist asja, et kuna siis see sakraalenergia, mis generaatori energiatüübil on kõige iseloomulikum, defineeritud sakraalkeskus, see on 1/9 Human Designi energiakeskusest, mis genereerib, toodab, siis töötleb ta just nimelt eluenergiat. See on selline jutumärkides tegemise energia, et annab energiat asju toimetada. Ja generaatoril on sellele energiale pidev ja usaldusväärne ligipääs, kuna see energiakeskus, sakraalne energiakeskus on defineeritud ehk seest värvitud. Aga ka siin on omad piirangud, et ta nagu tsükliliselt, et kui generaator oma selle rahulolu ja naudinguga tehtud tegevuse ära teeb, siis mingi hetk tekib väsimus ja tuleb puhata. Ja siin me saame aru, kuidas tegelikult sellist tulevikuvisiooni eluviisi viljeledes me ei saa toetuda kellale ja kalendrile, sest et me ei tea, mis kell ja millal täpselt see energia ära lõpeb või millal täpselt me kohtume oma reaalsuses millegagi, mis meie sakraalse vastusena tuleb. Oi, kui põnev, et nüüd ma tahan hoopis sellega tegeleda. Et väga raske
on ette planeerida. Tegelikult kui generaator hakkab oma elu väga planeerima, siis see pisendab, kitsendab tema potentsiaali, sest generaatori strateegia, human designi strateegia, siis viis, kuidas elus asju juhtuma panna ja tema loomulikku toimimisviisu toetab, on oodata, et vastata. Oota, et vastata. Et see nüüd ei tähenda seda otseselt, et sa lihtsalt lamad diivanil ja miski tuleb sinu ellu. Võib ka nii juhtuda, aga see tähendab minu arust pigem seda, et sel ajal, kui sa toimetad oma igapäeva asju või üldse lihtsalt igapäevaelus käid ringi, liigud, et siis märka, ole avatud, pane tähele, mis võimalusi elu sinule toob. Näiteks kõnnid tänaval ja su pilku püüab või kuidagi nagu tõmbab enda poole mingi vaateaken. See on sakraalne vastus. Sinu keha tõmbab sind selle poole, et sinu igapäeva reaalsuses ilmub sinu ellu miski, näiteks vaateaken, ja sa tunned, et kuidas see nagu tõmbab sind sinna lähemale või näiteks näed midagi, see on nagu hästi generaatori, kui on sakraalne autoriteet, siis on sellised häälitsused, positiivne märk, et nagu huvi tekitab. Vot. Ja kui sa siis selle strateegiaga liigud elus ringi ja see võiks kehtida kõigi inimeste kohta, mitte ainult generaatorite kohta, käia elus ringi tähele pannes, mida elu pakub, siis ei saa ju planeerida midagi, mis sind köidab. Et kindlasti oleks vaja igapäevaelus mingeid ankurdavaid igapäevategevusi. Et näiteks mina olen nüüd tähele pannud, et kui ma väga-väga struktuuri teen omale päevakavasse, siis see võib hakata piirama. Et näiteks eelmisel päeval mõtlen, järgmisel päeval teen seda, või isegi kui ma ainult ühe asja endale nagu välja mõtlen, et oletame, ja homme kindlasti tahan sorteerida, ma ei tea, jalanõusid või tahan kindlasti sorteerida mingit riidekappi ja õhtul on selline tunne, et täiega sobib ja siis hommikul ärkad üles, võib-olla ei ole üldsegi energiat, võib-olla on hoopis mingi muu asi, palju aktuaalsem ja kui ma nüüd hakkaksin tegema seda, mis ma eelmisel päeval planeerisin, siis see viib mind tegelikult sellest minu rahulolu seisundist kõrvale. Kui ma hakkaksin nüüd, ütleme, kohusetunde pealt ja sellise sihikindluse ja saavutamise pealt ikkagi ellu viima seda, mida ma planeerisin eelmisel päeval, siis kui tol hommikul uuel päeval mul ei ole sellele tegelikult sellist energiavastust, et ma haakuksin selle tegevusega, siis hakkab see hoopis vastupidi energiat maha kerima. Eks ju? Et keha annab märku, kuidas on hea. Ja teine asi, mida ma tahtsin seoses selle teemaga rääkida, on see, et kui me üle planeerime või nagu seame liiga palju ootuseid või eeldusi oma elus, siis see ju ka piirab seda, kui palju võimalusi tegelikult on. Et tihtipeale me ei oska ette kujutadagi, mis tegelikult üldse võimalik veel oleks. Et
võib-olla selle asemel, et kui ma hakkaksin siis hommikul kohusetundes seda riidekappi sorteerima, sest et ma ju olin otsustanud, eks ju, võib-olla selle asemel, et ma ei kuula oma sisehäält, et täna võib-olla hoopis tahaksin rohkem suhelda. Et ma ei taha üksi mingit tööd teha, vaid tahaksin rohkem suhelda, et nagu keha tahaks tegelikult rohkem liikuvust, näiteks hoopis kellegagi kokku saada ja midagi arutada ja sealt sünnivad mingid uued ideed ja mingi uus algatus. Siis ma ju paneksin lukku omal need võimalused, mida mulle tegelikult keha dikteerib, et see human design, me räägime alati keha teadvusest, mida meile keha ütleb. Et väga-väga lihtne on pähe kinni jääda. Ja kui siis sa ikkagi otsustad, et sa ei tee seda planeeritud asja, kasutad oma vaba tahet ja otsustad ikkagi oma kehatahet, kehateadvust järgida. Ühesõnaga lased üle oma plaanid. Et siis ole lahke endaga. See ei ole see koht, kus siis nüüd endale autokriitikat või nagu oma vastu kriitiline olla, et nüüd ma ei ole ikka piisavalt sihikindel ja ma ju olin otsustanud, aga näed, nüüd ei teinud ja nüüd jääb tegemata. Et usu mind, kui ma saan aru, et kõik see minu kontsept ja kõik see mõte ja jutt ja visioon võib olla, ütleme, tänases mõistes ikkagi mõnele inimesele utoopiline ja naiivne, laisk. Aga kui sa hakkad katsetama väikeste sammudega, ma ei ütle, et nüüd täiesti pööra pea peale kogu elu. Aga kui sa hakkad nagu rohkem katsetama, laskma voolata rohkem elul, jättes siiski mingid pidepunktid, et näiteks ma panin tähele mul siin sügisel ja nagu kooliaasta jooksul, kui lapsed koolis käisid, siis mul olid konkreetsed trennipäevad ja siis mingid muud kohustused ka. Et need ei olnud nagu täistopitud päevad nagu kalendris, vaid mingi konkreetne üks tegevus ühel konkreetsel nädalapäeval ja nii nädalast nädalasse. Et selle ümber siis ma sain nagu jooksvalt oma tegevusi planeerida kuidagi. Ja see hoidis sellist head rütmi ja head sellist olekut. Ja generaatorid ju, kui nad teevad neid asju, mis neid panevad elu nautima, siis see annab juurde energiat ja nagu genereerib juurde. Ja tekib selline mõnus kulgemine. Aga nüüd praegu tulid vaheaeg, need trennid, grupitrennid lõppesid ära ja mul nagu kadusid need pidepunktid ära. Ja siis pole sellist struktuuri, kus sees saaks voolata. Et siin me räägime siis nais- ja meesenergia tasakaalust. Et kõik peab tasakaalus olema, et kui me loome struktuuri, ankurdame, teeme midagi otsuse kindlalt, siis see on meesenergia. See loob struktuuri, aga see voolavus ja selline nagu kaasa minemine, see naisenergia, pehmem, vastuvõtlik. Et ma võtan vastu seda, mis elu mulle pakub, ma märkan, mis tegevusi, mis kontakte, mis võimalusi elu mulle pakub. Ja et selline mõtisklus, kuidas rohkem naudingut tunda oma elus ja kuidas vähendada tõesti seda pingetunnet, et me räägitakse human designis generaatorite, see mitte mina tunnen frustratsioon. Ja olen märganud ja olen katsetanud tegevuste pooleli jätmist. Et näiteks koduses miljöös, mul enne jäi jutt pooleli, et hakka nagu samm-sammult pihta, et sa nagu, kui sa oled temale töökohas ja sul on mingid oma tööülesanded, et võib-olla
kõik nagu ei saa korraga uut moodi teha ja võib-olla see töökoht ei olegi see, kus sa tegelikult olla tahaksid, see selleks. Need on suuremad otsused. Aga generaatorite energia, kui ta on pühendunud, et kui ta nagu ütleb millelegi jah, vahet ei ole, kas ta tegelikult südames tahab jah öelda või ei taha, võib-olla oleks tahtnud ei öelda, aga ei tahtnud nagu kedagi hätta jätta või ei tahtnud nagu pärast süütunnet tunda, et vahet ei ole, kuidas moodi ta pühendus. No ütleme, et pühendus südamest, jah. Siis ta on selles sees, kuni tegevus saab tehtud. Kui ma ütlen jah sellele, et ma panen pesu kuivama pesunöörile, siis ma teen seda kuni lõpuni. Nii generaatori struktuuri muster. Aga kui ma poole tegevusel pealt tegelikult nagu tajun, et hakkab nagu närvi hakkan minema ja nagu pind hakkab käima kõik, siis tegelikult see ongi see frustratsioon. Ja katseta mõnikord, kui sa oled generaator, proovi, mis juhtub, kui sa jätad mingi tegevuse pooleli. Et üldiselt nagu see energia tahaks nagu lõpuni viia selle tegevuse ju. Aga tegelikult juba kehateadvus sul ütleb, et stopp, nüüd on aeg puhkamiseks. Frustratsioon on märk sellest, et kas sul on vaja hetkeks kas või 10 minutit lihtsalt maha istuda või hingata või vaadata loodust, juua tassike teed, muuta tegevust, muuta keskkonda. See on väga-väga hea komponent veel kogu selle mõttearenduse juures. Et ei ole ainult see planeerimine ja vastamine, aga ka kui sa muudad keskkonda, kas töö juures, ma ei tea, käid korra kuskil köögis, kuskil koosolekutoas, kui oled kodus, lähed õue, lihtsalt jalutama või lähed linna korraks. Et see annab võimaluse elul tuua sulle uusi sisendeid ja nagu väikseid selliseid energiasüste. Et generaatoritel kõik võib olla vastamine. Et kui ma kõnnin tänaval ja ma näen ilusaid lilli, kui ma näen teist inimest, kes mulle naeratab, siis see on juba elule vastamine. Ma ootan, ehk siis ma ise ei algata. Võib-olla see ootamine, human designi generaatori strateegia ootamine, et vastata. See on teistmoodi võib ka öelda seda, et ära ise algata, oota, et elu tooks sinuni midagi, et siis vastata. Ja kui ma kõnnin tänaval ja näen neid ilusaid lilli, siis ma naeratan ja see ongi vastus. Et see on jah, ma saan sellest head tunnet. Vot. Aga ma jätaksin siia paika praegu selle jutu. Et tunnen, et kuidagi sinna suunda liigub minu eluviis. Seda ei ole lihtne ühildada siis teiste inimeste eluviisidega. Et see on üpris selline innovatiivne ja noh, olgem ausad, ega ikkagi, et koordineerida elu ja teiste inimestega, koordineerida sa ju pead kokku leppima aegasid ja pereelu kohandama. Et sa ei saa mingi hambaarstile öelda, et ma nüüd siin kulgen ja ma ei tea, ma siis millalgi tulen läbi ja kui siis tunnen, et on vaja hambaarsti juurde minna, et päris nii ei ole. Aga proovi väikeste sammudega ja vaata, kuidas reaalsus reageerib. Kas sa tunned enda seda seisundit kuidagi teistmoodi, tunned rohkem rahulolu, kas su ellu tuleb rohkem mingeid väikseid mõnusaid hetki, kas kohtad rohkem inimesi, kellega sul on nagu tugevam side või tunned, et on rohkem midagi ühist.
et kui sulle see video meeldis, siis saada mulle väike tagasiside, kommenteeri, kirjuta lihtsalt, saada südamekene või pane like ja jääme järgmiste kordadeni. Tšauki!